läks? Tervist! Et juhtus 02.4.50 öösel juhtus siuke intsident, et sõitsin nagu alkoholijoobes autoga, tunnistan rikkumist, aga ametivõimu esindaja liiga palju kuritarvitas vägivalda. Ehk siis mind peksti korduvalt rusikatega näkku ja tallasapaga, millel oli raudina, löödi mind oimu kohta, mille tagajärjel mul on peas verevalumid ja põsasarn puru ja nagu näha on ka silm deformeerunud. Aga kirjeldage palun täpsemalt siis, mis asjus, lihtsalt oli kinnipidamine ja kohe läks andmiseks? Või eelnes sellele ka ikka midagi? Väljusin autost, ei osutanud vastupanu ja nii kui ma autost väljasin, nii kohe ametivõimu esindaja viis mind tema enda bussi ja korduvalt hakkas kohe rusikatega näkku lööma. Kuna ma sain oma kätega kaitsta tema lööke, siis peale seda tiriti mind välja, T-särgi peal kanti mind külma asfaldi peale, kus jooksis vihmavesi T-särgist kuni aluspesuni ja siis ma saingi selle löögi nagu tallasapaga, millel on raudina oimu kohta, mille tagajärjel mul läks silm siniseks, oli nägupuru ja käed muidugi raudus. Aga see, et ei osatud vastupanu, siis füüsiliselt, kas mingi sõnavahetus ikkagi oli? Sõnavahetust oli, aga füüsiliselt vastupanu ei osutanud. Ja mul on ka tunnistajad. Aga mis puhul politsei härra siis niimoodi vihastas? Ütlesite midagi krõbedamat talle või? Et ma olin alkoholijoobes, ma juhtisin mootorsõidukit, kuna on teada, kes kaebas, on siis nagu, ilmselgelt ei tohi ju sõita täis. On teada, kes kaebas teie peale siis? On teada, jah. Temaga on teil omad plaanid? Ei ole, mingid plaanid. Mis nüüd edasi saab? Omalt poolt olete asjale ikkagi ametliku kõigu andnud? Omalt poolt on ametliku kõigu andnud, on tehtud Tartu politseiprefektuuri avaldus väga pika seletuskirjaga, et sooviksin nagu õiglust, tahan õiglust, et tänava ametivõimu esindaja ei tohi inimest niimoodi karistada. Mis te õigluse all silmas peate? Sellist puhtsüdamlikku vabandust või väikest meelehead või? Mitte meelehead ega vabandust. Ilmselgelt ma tunnistan ennast süüdi, et ma sõitsin nagu alkoholijoobes autoga, aga ilmselgelt kindlasti mitte ei tohi ametivõimu esindaja niimoodi inimest karistada. Niimoodi lüüa inimest ei tohi. Pärast intsidenti teil oli selle konkreetse politseinikuga ka üks kokkupuude? Täpselt. Pärast intsidenti mind toimetati Raja tänava psühhiaatrihaiglasse, kus võeti mult vereproov. Jälle samuti ei osutanud vastupanu. Ja siis toimetati mind arestima Kambrisse, kus ma kuskil viibisin tund kuni poolteist. Ja siis korrapidaja, Tartu arestima korrapidaja töötaja uuesti kutsus mind välja. Ja seesama isik, kes mind ründas korduvalt nii rusikate kui jalahoopidega, nagu fikseeris, et kui hull on asi, et kuidas on vigastused. Ja nähes mind, siis nagu hakkas vabandust leidma. Et mina umbes nagu osutasin vastupanu, nii edasi, ja tegelikult seda polnud olnud. Et ilmselgelt ühesõnaga südametunnistus hakkas kripeldama. Ja teie selle peale võtsite vabanduse vastu? Mina selle peale vaatasin, õnneks on Tartu arestimas on valvekaamera, kus on ka ära fikseeritud. Mina vaatasin valvekaamerasse oma paistes näoga ja katkise põsasarnaga ja ütlesin, et kas see on normaalne. Mille peale ametivõimu esindaja muud ei oskanud öelda, kui lihtsalt pani pea maha ja täitis oma paberid. Kui palju teil seda promillikest ka sees oli? Et siin mõni ütleb kindlasti, et purjus peaga mõtlesite välja. 0,99. 0,99. Näit on, mis on välja puhutud näit. Aga ma olin adekvaatne, täiesti adekvaatne.